Hei, tütreke, halloo. Mis jälle vaja on? Kohe rinda, ma pole jõudnud veel alustadagi. Noh, eks üllata. Mis sa istud toas? Nii ilus ilm, mine jaluta natuke õues, hinga värsket õhku, vaata kuidas vanaema läheb. Miks mina? Miks sa ise minna ei või? Millal mina sinna lähen? Mul on niigi hommikust saadik tohutu tamp peal. Vaba päeva pole nagu? Mis vaba? Sinul on vaba. Magad poole lõunani ja siis teisel poole lebad arvutis. Mul oli hommikul juba vibu laskmine, pilates, karate. Praegu just jõudsin kickboxingust. Mul on tost täitsa väljas. Aga nüüd tuleb veel nõelravi, kreeka keele kursus, sealt jõutan keraamika tuppa edasi flamenkosse, õhtul on näite... Mis siis sind õnnelikuks teeb? Ajaga tuleb kaasas käia. Mis iganes. Kuidas sa oma oskusi rakendada kavatsed? Pakud ennast aludesse turvameheks või arvad, et oled järgmises elus flamenkot tantsiv kreeka keraamiline siil? Kui toetan? No olgu, mis me rageneme siin? Lähed siis? Vanaema pole juba nädal aega helistanud. Tavaliselt kellab 3 korda päevas. Äkki on midagi juhtunud? Autot annad? Unusta ära, sa oled 13. Jauksi mina ei lähe. Tibu, sinna on kõige rohkem 500 meetrit. Aga läbi metsa! Millise metsa? Vanaema õuna aeda pead silmas. Või nüüd 3 pügatud paju põõsast kõrge mingi liini all kasvamas. Sa unustad ühistelehmad. Nad on ju kohtulis. Lahtiselt! Aia sees. Milleks on mingi silmane lähtamatu traat? Usu, sa ei huvita neid. Huvitan. Olen alati huvitanud. Hoopis sind ei huvita, mida su tütar tunneb, kui see paarisaja pealine kari tema poole tormab. Pole neid ammu enam nii palju, paar looma on veel järel. Seda hullem, seda vähem on nad ühistegevusse kaasatud ja seda rohkem aega pühenduvad nad möödakäijatele. Jäta, Jon, sa lähed ja kõik, see on sinu vanaema. Ja see on sinu ämm! Okei, taskuraha annad? Mis sellega teed? Ostan tead lehma käest sooja piima. Poodi lähen, kui nagunii juba väljas. Poodi on 5 kilomeetrit. Selle üle ei viisi sugugi. Tahad, et ma lähen vanaema vaatama või ei taha? Olgu. Näh, 3 eurot annan. Sellest ei saa ju midagi. Selle eest sai kevadel viisus 3 korterit. Sa tahad minna maja ostma? Aitäh, andnud siis juba 3 senti. Ostan 1 tuletiku, torkan õunapabul otsa ja teesklen, et see on pulgapomm. Öko. Hakka juba minema, ma jään niimoodi veel hiljaks. Trenniliidud alles välja otsimata. Näh, võta midagi vanaemale kaasa ka. Vaata ise killikust ja klapi võtad peast ära, kui tee peale lähed. Vasakul poolkõnnil, hoiad tee serva ja ei hääleta. Vaata ise killikust, suur valik ja. Poolik jogurt, kortsusviinerid, kanapuljong ja kassitoit. Ketšup on suht täis. Okei, läheb loosi. Sügavkülmast midagi, kooritud krevette ja kui tahab vanaema kardinapuugilest maha kiskuda. Ta kardab neid, igatahes rohkem kui mina lehma. Tuleb vist ikka minna. Oh jah. Läks, paistab nii. Empeka võttis muidugi kaasa, siis on kurt nagu kiviaed, sa võid rääkima jäädagi. Ja niimoodi palju tagumikuga pani minema. Kui mitte muud, siis sääsed pistavad ta nahka. Nüüd kõigepealt nagu nii minnakse poodi, siis kui aega üle jääb ja meelde tuleb, hüpatakse vanaema juurest ka läbi. On ikka hilp harakas, see ju lausa ise kisub purja kaela. Oh, ega muud, pead temaga seal poes ära käima, jäägu tänase trenn. Või oota, annan Klikale 1 hea õppetunni. Kus mul see näiteringi kott ongi? Näed küll hea, et liidukostüümi veel ära ei viinud. Nii, kaabu pähe.
pintsaks selga. Natuke pliiatsiga vuntsi ette. Aluminut, las jääda nagu on. Ega see auto aknast paistab. Auto, kuidas ma selle ära maskeerin? Aga kas peaks? Levinud mark, tavaline hõbehall. Avatel hirmuga on aega midagi märgata. Hei neiu, tule teeme väikse sõidu. Ilus piiga, naudime loodust ja loome suhteid. Neiuke, istu peale, viin su kuutaadi kaugemalegi. Pagagas, sa võtad ükskord oma tobedad klapid peast ära, sinu kõrval võib häälepruuks karjuda. Rahune, naabrid saavad südamerabanduse. Sa ei kuule ega märka muidu midagi, mis ümber toimub. Äkki on endast parima, et mitte märgata, kuidas mu ema oma enese tütre peal külge löömist harjutab. Ära ütle, et sa nägid mu kohe läbi. Ise marksisid täiesti A-kontaktsena tee ääres. Ümbritsevad maailma tähele panemata. Elementaarne, kes teine tee meie maja hoovist võiks välja sõita, kui seal ainult hetk tagasi ainult sinu auto seisis. Pealegi on sul täiesti segiajamatu, isikupärane pidurdusstiil. Kaabu tundus pisut võõras, aga muidu kord kuus enne vuntsi vahetamist need üpris samasugune välja. Õelaps. Istu peale, ma viskan su poodi ja vanaema juurde ära. Aitäh pakkumast, aga liisiga minek tundub kuidagi väärikam ja turvalisem. Aga kui sa juba siin oled, hüppad ehk ise ka vanaema juurest läbi. Mõtle, milline päev talle, lausa 2 külalist. Näh, võta oma korv. Ära pudelit tühjaks rüüpa. Ma lähen siis pärast. No tšau, kes see oli? Minu ema? Habemega. No äge ema sul, mis tal siis juhtus? Harjutas vist oma näiteringi rolli. No ta on sul jah aktiivne muti. Läki siis poodi. Valmistume lehmade rünnakuks. Joo, pleiksid! Joo, ise ka. Kuhu mine tolpäev? Poodi ja siis vanamaa külla. Kohe nagu punamitsiks ja mõnesutus. Kuule, see kütt on kuidagi kahtlane. Võõras ka, pole teda varem siinkandis näinud. No, mis te seal sosistate? Olen siinkandist võõrasid jaoks poolasu. Ostaksin endale midagi hamba alla ja joogikoolis. Kui tahate, võin teile ka midagi välja keristada. Karjume nagu jaksame ja siis pistame jooksu. Oodake, mis stiil hakkas? Segased liik. Eks ole, et tuleb siis minna. Nagu nii muid nägi juba, et ma ta akna aluses kõõlun. Hei, on siin keegi? Mis sa siputad, kas püsid paigal, ma sulle teen vanaga. Püsid siin, kui ma abi kutsun. Kus sa läksid? Tule tagasi. Põrunud mutt, täitsa segi peast. Mina olen. Kus on mutil jõud? Hea, et taburetiga ei saanud. Mul oleks ots peal olnud ka. Ega siin pole nalja midagi. Kes teab, millega veel tuppa tuleb ja tümitab? Siia ma suren. Inimesed, appi, aidake! Vaata selle loomajõud, sul püssid ka. Anna siia, satub veel paanika, teed endale viga. Nii, sina seal voodis, miks tulid, mida tahtma?
Vaat näed, kus teada kõik, meil end veidi väsina tunned ja meil bensipäev on. Mis sa nüüd mängid? Täitsa sassis või? Mina olen ju Tiina. Mis siuke Tiina? Tiina jah, vaid endale habemepussaka ette kasvatanud. Ma poisile algusest peale rääkisin, see pole sulle miski õige naine, aga kes seda targemat kuulab? No nüüd tuleb välja, et puhta isane. Ära nüüd aja rumalat juttu ja seo mul ometi käed lahti. Kuidas sa siin kõva peal magada suudad? No see toimib mõnest minutist. Et ma siis seo. Midagi ei seo. Küll ma siis tean, kahekesi vanainimese vastu vandenõu pidama. Mis sa oled siin kaabu silmil ja habe ees? Ma tulin sind vaatama. Muretsesime. Mitu päeva pole neile helistanud. Ise ega toru ei võta. Kartsime, et on juhtunud midagi. Tüdruk pidi natukese aja pärast läbi tulema. Kuulge teie, olge vähemalt nii palju mees, et helistate poodi. Las ütlevad Kerlile, ta vanaema majast eemale hoiaks ja saatku mutile hullu abi. Ei mingit kokkumängu. Mis veel välja ei mõtle? Ma lähen nüüd oma poja tütrele kallale. Vähe sellest, et isane minija. Sa oled peast puudulik kah. Lootsid, et muid pani kõrvad peale. Et saaks enne teisi väärtassidele küüned taha ja oma lapse eest pärandust varastama. Oleks sa kõnedele vastanud, ma poleks jalga ka siiamaani tõstnud. Oleks vastanud. Aga telefon on see esimene asi, mis sa minema tahtsid. Kui ma pole tervet enamist läbi otsin. Riidekapi tõstsin teiaks, ei kusagil, eks üks mõttetu tuhlamine oli. Mõistus sul peas. Ma tulen telefoni varastama. Küll sa ise kuhugi kaotasid. Eks ma jah käin teie moodi telefon tagataskus ja siis omi õngitsete vaibad ja vetsupotis ja siis iga poole aasta tagant vaja uut. Vaat sellepärast mina olen truuks jäänud lauatelefonile, et see ühe kindla koha peal. Aga ega varga vasta saa. Kus see kindel koht oli? Siin samas voodi kõrval 40 aastat on olnud. Ei juhtunud midagi. Aga nüüd, kus endast õiget valvajat ei ole hakkavad asjadel jalad alla kasvama. Usu mind, see on sul siiamaani seal. Korja riidehunnik pealt ära leiad oma aparaadi üles ka. Kui lolliks sa nüüd pead, mis sa ma esimesena asja sealt ei otsinud. Ongi, nüüd sa selle sinna jõudsid sokutada. Mina? Kus sa muidu oleks osanud esimesena asja siia juhatada? Ärge laske segada, et mul on käed-jalad otsa ära kärbunud. Tõepoolest, päästame nooriku lahti. Kui te vaid ära seletaksite, miks te need kunstid ette on maetud? Sellise ämmaga hakkavad käed niimoodi värisema, et hea, kui silmi värvides pliiatsi süsi üldse näo piirkonda satub. No, näite imiks valmistusin. Mõtlesin, et hüppan siit ka läbi. Läks meelest ära, et kriim peab. No nüüd on siis kõik kenasti klaar. Seome nooriku lahti ja... Midagi ei seo, küll ma siis tean. Pärast peate vandenõurellit vanainimese vastu. Ma ei tahaks küll tähelepanu juhtida. Siis ära juhi. Kuula käsku, veerte selle lõugeelsid võimalikult kaugele ja vaata teda maja ligi ei lase. Ma siis räägin. Kui tohiks püssi paluda? Sa nii leebe, poiss. Sul reevel on. Nõudud sellega nad saamatu. Tead, mis teeme? Ma praegult ei anna. See segane nii tarvides, et pennab veel käest ära. Nii, tuled tagasi, kuputad 3 korda ja küsid vanema, miks sul nii suur suu on. Ja vaata midagi segi ja muidu hakkavad kuulid lendama. Minne! Vanaema, miks sul nii suur suu on? Aitüma aitamast. Pole ise ka tänatud. Kõik on ikka hästi. Mõtlesin, et nägin sulle natuke punamütsikest, aga tundub, et sa oled juba hundil ja jahimehel kõhu kõhki lõiganud ja kive täis toopinud või mis iganes. Oh, sina! Mis sa selle tulemasinaga tegid? Võtsid nurgast ämbliku võrke maha või ajasid kärbsid toast välja? Oh, sind ei kurventa. Istu, räägi, mis maailma suud. Ema ei käinud või? Tema nüüd mingi jutus veel korraks kihutas läbi
ei oska mina temast millestki rääkida. Midagi ütlema hakkad, kohe jälle tüli majas. vanaema, miks sa kogu aeg seda punast mütsi kannad? See on sul ju vist isegi magades peas. Olen seda jutuajamist ikka edasi lükanud, aga tänase päeva juhtumised panin mõtlema, et tuleb asjad selgeks rääkida. Nii tõsiselt? See näed ise ka, et mu see emaga ei klapi. Seda küll. Ehk see pole nii väga tema süü. Pigem selles, et sa ei oska isegi ette kujutada, kui väga ma endale tütart tahtsin. Võib-olla isegi natuke kujutan ka, kas või see, kuidas sa igal võimalikul juhul isale ütled, kui vähe temas meest on ja kui võluvanaisi temast saaks, kui ainult natuke opereerida. See nüüd on aga veel nii normaalne. Isa jaoks mitte. Oled sa mõelnud, miks ma seda teen? Ema kiusamiseks? Me oleme vanasti ülises punamütsikese soost ja alati on see tiitel emalt tütrele edasi läinud. Ja nüüd korraga poeg. Head sinagi mul olemas oled ja veel sellise punase lakaline, et polegi mütsi vaja. Vanaema, seent sõid või? Mis punamütsike? Tahad öelda, et sa käid siin üle päeviti koogikorviga vanaema külas ja hundiga kohtumas? Ega ma hull ole, ühest korrast elus piisab. Minu kord on tehtud, nüüd oled sina just õiges vanuses. Vanaema, kooki ma sulle toon, aga hundiga. Ma kardan isegi lehma. Ole mureta. Hunt on märksa väiksem. Aitäh lohutamast. Pealegi tundub, et aeg on küps. Asjad juba juhtuvad. Mis asjad memm? Mis kasu sellest on, kui lugu jälle korra läbi mängitakse? Et oleme jõudnud, et muiasud hapuks jääks. Alati lisandub uusi nüansse, loeb punamütsikest raamatut, mis erineval ajal välja antud. Igas on midagi alati täiesti teistsugust. Vanaema, ehk ma helistan perearstile. Ta võib ka meie mängu tulla. Ta võib näiteks hunt olla või jahimees. Ole mul, kui hunt käis juba ära. Vanaema, miks sul nii suur suu on? Kus sa nii kaua olnud? Sain sõrme tahti, võta oma tulevasi. Austatud proua, teie miniaga on kõik korras, aga selline lugu, et teate, me oleme siin Tallinnas, tema on režissöör. Otsisime ainest ja teid näes, teate, see tekkis. Tahaksime vändata tõsielul põhineva loo, üksinda elavatest vanainimestest. ja maanoortest. Jeesus teab küll ja meile pakutakse ka rolli, meil olevad nii vägevad võimsad hääled. Niimoodi püsti, et keegi nüüd on ära kõenda või? Oi, maainimesed on hull ratas, siit mida südib, peavad näha allaheitlikud, aga kui üles äretada, võtame või teid, aga see muidu, see pole ju püss, vaid kaamera statiiv. Oluline on asi usutavaks mängida. Mina poleks sellega hakkama saanud, aga teil õnnestus see mängleva kergusega. Te olete supermemm ja see müts. Olge filmimisega nõus. Teate, pealkirjaks paneme punamütsikesed tagasi.